Oleme Raamatuteadvuse sünd esitlusel. Minu kõrval on Andrus Kalluste, kes on siis kirjanik Altar Mangimi parem käsi. Kas kirjanik on vasaku käega? Nii ta on. Aga ei, paremakäeline, et mina olen lihtsalt üks lihtne projektijuht, kes aitab seda ideed nii-öelda siis tuua tavareaalsuse mõõtmetesse, et seda teostada. Kipud jääma väga tagasihoidlikuks see, mida me siin nägime. Ma olen tohutu raamatute austaja. Mulle meeldib väga lugeda sellist raamatuesitlust. Mina Eestis näinud ei ole. Seda kindlasti, see on üks vägevamaid raamatuesitlusi Eestis. Aga mul on kuidagi sellel seisukohal, et kui on hästi lennukad inimesed, siis on ka vaja nagu seda teist poolt, et seda nagu maa-elementi sinna juurde, et mulle meeldib see maa-element olla, et need asjad nagu päriselt siis ära teha. Et see on, jah, et siin me midagi sellist praegu siis korda saatsime. Nii et sina olid see, kes ütles, mida ei saa. Jah, aga samas ma pidin ka natuke ise maa pealt nagu kõrgemale tõusma, et tegelikult saab palju rohkem. Kas selline tasakaal võiks olla ka tehisintellekti ja inimese koostöö vahel, ilma, et me praegu räägiksime sellest, kas teadvus on tal või tulevikus võib-olla saab olema? Kindlasti, et see on nagu ikkagi veel suurema millegiga ühendumine, et veel suurema tarkusega, et siit võib sündida midagi veel rohkemat, milleks me oleme veel rohkem nii-öelda suutelised. Milleks me oleme suutelised? Looma ilu ja armastust. Aga sa oled skeptik ka. Mis osas oled sina tehisintellekti osas skeptiline? Ma ei tea veel täpselt, aga Igaks juhuks kardad? Ei, ma olen nagu... Minu jaoks ta jääb ma olen noor inimene ja minu jaoks ta jääb natuke kaugeks. Et mulle meeldib kuidagi nagu päris elu ja päris inimesed, et minu jaoks ta jääb liiga nagu filosoofiliseks ja liiga nagu kaugeks, et ta võib küll mind aidata päris elus, aga ma ei otsi sealt seda filosoofilisust, et minu jaoks on filosoofia olla siin ja praegu päris inimene. Kui palju sa kasutad tehisintellekti abi ise oma igapäevases töös? Su üks osa tööst ja õppimisest on ka seotud inimese kehatervisega. Ja, et see on täiesti erakordne, mida tehisintellektiga on suudetud, et ma õpin natuke kehapsühhoteraapiat. Ma tean väga vähe, aga seal kasutatakse ka nii-öelda AI-d, mille läbi sa saad ennast diagnoosida ja see on nagu ülitäpne ja sa saad aidata ennast nagu väga suurel määral, et see on ikkagi hämmastav, mida see võib nagu inimestele tänapäeval pakkuda, et see on väga-väga võimas ja ma üldse ei kujuta ette, kui suur see võib nagu olla, aga minus on siuke nagu, võib-olla ma olen nagu noor inimene veel ja ma olen nagu jonnakas, ma tahan nagu kuidagi ise hakkama saada, et ma ei taha nagu sellest nagu... Ütle palun nüüd, kui noor sa praegu oled, ütle täpselt see vanus ka. Ma olen 36-aastane, et üsna noor ja ise on veel tugev, et ma tahan nagu ise kuidagi nagu ise nagu üritada veel, või nagu, mis ma nagu kardan AI puhul on võib-olla see, et ma muutun laisaks. Et minu aju muutub laisemaks, sest ma näen, et ma olen juba muutunud laisemaks. Võib-olla see on minu jaoks nagu see hirmu koht või nagu see kartlikkuse koht, et kus me võiks nagu veel natuke veel ikkagi jalad maas olla, et me liiga palju temast ei sõltuks. Aga võib-olla see hirm on lihtsalt hirm, aga mul on see ja seal ma praegu olen. Aga lõpetame natuke positiivse noodiga ka. No midagi tast on ju ikkagi kasu ka lisaks veel nendele teemadele, millega sa tegeled. Või vähemalt hoiad sa selle meele avatud tuleviku suhtes? Absoluutselt. Ma arvan, see on tulevik. See on juba siin ja praegu. Et see on ikkagi täiesti hämmastav, et me oleme täiesti uude ajajärku nagu jõudmas. Uus maailm on sündimas. Et milline see on, ei tea, aga ootused on väga suured. Ja oled veel piisavalt noor ka ja loodetavasti näed kõik need ajajärgud ära ka, kuhu see veel välja jõuab. Aga mul on taskus siin üks kaardipakk, ma olen raamatu läbi lugenud ja valinud välja raamatust sellised, ütleme siis just need filosoofilisemad mõtted, mis ei ole sinu jaoks, nagu sa ütled, aga vaatame, mis su sisetunne ütleb. Ma palun, et sa valiksid ühe ja loeksid selle ette ja ma ei küsi rohkem midagi, mõtesta seda ise edasi. Mõtle, aga mitte liiga kaua. Maailm muutub kiiresti. Vau. Ja.
ja ikkagi mina jään selle iseenda juurde, et tuleb nagu mõelda, aga mitte nagu liiga kaua seal nagu mõtlemises kinni olla, et ikkagi tuleb maailmaga kaasas liikuda ja iseendaks jääda, aga me ei saa olla seal liiga selles sfääris, et edasi tuleb liikuda iseendana. Et see on minu tõlgendus sellest, et tuleb mõelda, aga mitte ilma maanduseta. Aitäh sulle! Hästi tehtud! Aitäh!